Ja tere kõigile jälle, kes on meiega tulnud siia vaatama otsesaadet Mängi ja võida. Täna on imeilus päikseline suvine kolmapäev ja meie siis alustame oma otsesaatega Mängi ja võida. Enne kui me oma saadet alustame, võtame läbi meie reeglid. Selleks, et helistada, peate olema vähemalt 18-aastane. See tähendab seda, et lapsed meile helistada ei tohi. Vähemalt 18-aastane. Loomulikult võivad lapsed teid abistada, teile nõu anda, aidata ja öelda teile vastuseid. Niisiis vähemalt 18-aastane ning numbrile 908 000. Iga kõne hind on 1 euro ning 50 senti. Ning isegi siis, kui teie minuga siia otse saatesse rääkima ei saa, see tähendab ikkagi seda, et iga kõne hind on ikkagi 1 euro ning 50 senti. Ja meie alustame oma esimese mänguga, milleks on loomariik. Meie otsime loomariigi esindajat. Teil on tahvli peal kirjas loomariik, aga meie otsime loomariigi esindajat ja võidusummaks on meil 200 eurot. Mis te arvate? Millised loomariigi esindajad meie siis otsime? Millised loomad teil näiteks kodus on või aias või maal või telekas või olete mõnel reisil käinud ja seal palju loomi näinud? Aga no millist loomariigi esindajad meie siis siin tänases esimeses mängus otsime? Kui te arvate, et teie teate vastust, siis andke mulle ka teada. Meie ei tea. See loom võib roomata, lennata, aga meie seda ei tea. Võib siis roomata, võib lennata, 4 käpukil kõndida, aga meie seda teile öelda ei saa. Aga arvake ära, millest loomariigi esindajat meie siis otsime. Milline loomariigi esindaja meil siin tänase ümbriku sees on? Kui te helistate, siis kindlasti telekad ja raadiod vaiksemaks, et mina teid kuuleksin. Kui mina teid ei kuule, see tähendab, et vastust sealt ka ei tule ja kõne katkeb. Ekraani peal näete teie tähti. Ekraani peal on teile antud tähed ja nendest tähtedest saategi teie kokku selle õige loomariigi esindaja. Neid tähti, mida teie ekraani peal ei näe, see tähendab seda, et neid tähti ei saa ka kasutada. Tähti võib korrata, tähti võib absoluutselt korrata, kuid tähti sinna lisada ei või. Ainult neid tähti, mida teie siis ekraani peal näete, ainult neid tähti siis kasutage. Ja meie oleme tõstnud panuseid. Võidusummaks on meil 300 eurot. Loomariigi esindajat otsime meie. Kasutage neid tähti, mis teil ekraani peal antud on. Ainult neid tähti. Neid tähti, mida teie seal ei näe, neid ei saa ka kasutada. Võidusumma on meil 300 eurot. Ja meie esimene helistaja, tere! Tere! Tere, mis võiks olla see loomariigi esindaja? Vombat. Vombat. Väga hea vastus, aga Vombat ei ole kahjuks see loomariigi esindaja, keda meie siis otsime. Kirjutame Vombati siia üles, väga vahva vastus. Vombat läheb meil siia kirja. Meie tõstame panuseid ja 320 on meil võidusummaks. Vombat oli väga armas ja väga tore vastus, kuid ei ole kahjuks õige. Kodus, kes teil lapsed teleka ees vaatavad, ehk saavad teid aidata. See on väga vahva peremäng, kus saate üheskoos üksteise nõu anda ja üksteist abistada. Niisiis
kui mõni teie laps teab mõnda seda vahvat loomariigi esindajat, keda meie otsime, siis kindlasti abistage üksteist. Võidusumma on meil 320 eurot ning kindlasti pange endal kodus kirja kõik need vastused, mis on juba öeldud. See on hea mõte. Ja järgmine helistaja. Tere, tere! Tere! Pakkuge mulle üks loomariigi esindaja. Tiiger. Tiiger. Väga hea vastus, kuid ei ole ka tiiger. Mina panen selle tiigri ka siia kirja. Tiiger oli hea vastus. Meie tõstame panuseid. 350 eurot on meie võidusummaks. Ja järgmine helistaja. Tere! Tervist, Ilves, äkki? Ilves, väga hea vastus, kuid ei ole ka Ilves. Meie tõstame panuseid 380 eurot. Nii. Ilves paneme kirja. Hallo, hallo. Hallo. Tere, öelge me üks loomariigi esindaja. Tere, siga. Siga. Ei ole ka siga, kuid siga paneme me kirja siia. Meie tõstame panuseid. 400 eurot on meie võidusummaks. Olete väga-väga tubli. Tere! Tervist. Öelge mulle loomariigi esindaja. Hobune. Hobune. Väga hea vastus, kuid ei ole ka hobune. Väga ilus vastus. Hobused mulle ka väga meeldivad. Meie tõstame panuseid. Hobune oli hea vastus, kuid ei olnud ka see. Kirjutage endale kodus ka üles. Tere, tere! Pakun gorilla. Gorilla. Väga hea super vastus, kuid ei ole ka gorilla. Paneme gorilla kirja. Meie tõstame panuseid ja 450 eurot on meil võidusumma. Pange endale kodus kirja kõik need vastused, mis on öeldud. Tere, tere! Öelge mulle üks loomariigi esindaja. Hallo, hallo! Tere, öelge mulle loomariigi esindaja. Gepard. Gepard. Väga hea vastus, kuid ei ole ka gepard. Kas ma selle gepardi mahutan siia ka kuskile ära? Gepard. Meie tõstame panuseid. Gepard on meile siia kirja pannud. Kirjutage endale kodus ka üles. 480. Ja tere! Tere! Öelge mulle loomariigi esindaja. Ma pakun karu. Karu. Väga hea vastus, kuid ei ole ka karu. Mõelge veel, mis võiks veel olla. Karu ei olnud samuti see õige vastus. Kirjutage endale kodus üles. Meie tõstame panuse 500 eurot ja tere, tere! Tere! Mis võiks olla loomariigi esindaja? Pakun Jaagori. Jaagor. Väga hea vastus, kuid ei ole ka Jaagor. Panen Jaagori ka siia kirja. Milline võiks olla veel see vastus? Me alles alustasime seda show'd ja on olnud juba nii palju häid vastuseid. Pange endale kodus kirja kõik need vastused, mis on juba öeldud. Kindlasti pange endale kodus kirja, et teil meelest ei läheks ja et enam ei ütleks neid samu vastuseid. Mis te arvate? Meie tõstame panuseid 520 eurot ja tere, tere! Tere! Öelge mulle loomariigi esindaja. Rott. Rott. Väga hea vastus, kuid ei ole ka rott. Panen rott siia kirja. Meie tõstame panuseid 550 eurot, kuna te olete tõesti väga-väga tublid ja 550 eurot on meil võidusummaks. No, kes võiks olla see loomariigi esindaja, keda siis meie otsime? Tere, tere! Tere! Kes võiks olla see loomariigi esindaja? Hunt.
hunt. Väga hea vastus, kuid ei ole ka hunt. Ei ole hunt. Meie kirjutame hundiga siia ülesse. Meie tõstame panuseid. 580 eurot on meie võidusummaks. Me tõstame panuseid. Väga häid vastuseid on olnud, väga palju häid vastuseid, kuid ei ole veel need, keda meie siis otsime. No, milline võiks veel olla? Ei ole vombat, ei ole tiiger, ilves, siga, hobune, gorilla, hunt, gepard, karu, jaaguar ja rott. Kõik need on öeldud. Kõik need on öeldud ning kirjutage endale kodus ka ülesse. Paber ja pastakas välja ning kirjutage endale ülesse. 580 eurot on meil võidusummaks. No mis te arvate? Tere! Hallo! Tere! Ja, öelge mulle loomariigi esindaja. Kobras. Kobras. Väga hea vastus, kuid ei ole ka kobras. Meie tõstame panuseid. Enam ei mahu mulle siia tahvli peale need ära. Kirjutan ikka suurelt, et te näeksite, kuid kirjutage endale kodus ka ülesse. 600 eurot on meil võidusummaks. Kirjutage endale kodus ka ülesse kõik need vastused, mis on juba öeldud. Mina tahan leida võitja. Mina tahan leida selle mängu võitja. Loomariigi esindaja. No kes see küll olla võiks? Mis te arvate? Ja tere! Tere! Tere, öelge mõneks loomariigi esindaja. Tigu. Öelge veel kord. Tigu. 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 Ei ole kahjuks tigu. Väga tore vastus, kuid ei olnud ka vastus. Kirjutage endale kodus ülesse. Meie tahvli vaba ruum on otsa saanud, kuid teie tööks on ka kodus ülesse kirjutada. Niisiis paberid, pastakad, pliiatsid välja ning kirjutage endale kodus ülesse. Või kes suudab meelde jätta, siis jätke meelde, kuid mina soovitan kindlasti kõik kodus endale kirja panna. Tigu oli meie viimane vastus. Tigu ei olnud õige. Kirjutage tigu ilusti kenasti kodus ülesse. 620 eurot on meil võidusummaks. Mina tahan enne, kui see mäng läbi saab, et keegi võidaks selle 620 eurot endale. Kui te helistate, siis peate olema vähemalt 18-aastane. Niis lapsed meile helistada ei tohi. Mis te arvate? Tere! Tere! Öelge mulle loomariigi esindaja. Kuidas? Madu. Ei ole ka kahjuks madu. Väga hea vastus, kuid kirjutage endale kodus ülesse. Minul enam tahvli peale need ei mahu. Mina kirjutan need kindlasti suurelt ülesse, et teil oleks näha. Kirjutage endal kodus üles. 650 eurot on meil võidusumma ja järjekordselt on meie panused tõusnud. Madu oli vale vastus. Kirjutage endale kodus ülesse, et teil meelest ei läheks. Kindlasti on veel mõni loomariigi esindaja, keda te teate või mis võiks olla siis see õige vastus. Meil on olnud oi kui palju häid vastuseid, kuid need ei ole olnud need õigeid. Alla ei tohi anda, mitte kunagi elus ei tohi alla anda. Ja proovige siis edasi. Meie võidusumma on 650 eurot. Kui helistate, siis kindlasti 18-aastane vähemalt. Lapsed helistada ei tohi, kui lapsed võivad teile nõu anda ja teid abistada. See on hea mäng siis peredele lastega. Lapsed võivad teid aidata ja teile nõu anda ning abistada.
Vaadake neid tähti. Teil on ekraani peal antud tähed. Ainult nendest tähtedest saategi teie kokku õige vastuse. Neid tähti, mida teie seal ei näe, neid tähti ei saa ka sinna lisada ega ka kasutada, vaid need tähed, mis teil ekraani peal antud on. Tähti võib korrata, absoluutselt tähti võib korrata, kuid lisada ei või. Ja tere! tere! Öelge mulle loomariigi esindaja. Lepatriino. Lepatriino, väga armas vastus, kuid ei ole ka Lepatriino. Kirjutage endale kodus ülesse. Lepatriino oli vale vastus. Meie oleme tõstnud panuseid ja 680, nagu teie näete. Ja tere! Tere! Öelge mulle üks loomariigi esindaja. Inimene. Kuidas see oli? Inimene. Ei ole kahjuks inimene see õige vastus. Meie oleme tõstnud panuseid. 700 eurot on meie võidusummaks. No kes võiks olla siis veel see loomariigi esindaja, keda meie siin tänases mängus siis otsime? Me jõuame aina lähemale sellele õigele vastusele. Kasutage neid tähti, mida teie ekraani peal näete. Vaid neid tähti, mida teie ekraani peal näete. 700 eurot on meie võidusumma. Tere! Tere! Loomariigi esindaja, kes see olla võiks? Elevant. Väga hea vastus, kuid ei ole ka elevant. Kirjutage kodus ülesse. Kindlasti kõik vastused kirjutage kodus ülesse. See inimene, see loomariigi esindaja, keda teie siis otsite, on 4-täheline. See loomariigi esindaja, tema on siis 4-täheline. Ta ei ole ei siga ega ka karu ega ka rott. Kõik need, mida teie tahvli peal näete, on juba valed vastused. Need meil on öeldud juba ka teisi vastuseid, nii kirjutage kodus ülesse. See loomariigi esindaja on 4-täheline. 4-täheline loomariigi esindaja. Hallo, tere! Tere! Pakkuge mulle üks loomariigi esindaja 4-täheline. Tigu või tibu. Ei ole need mõlemad, ei kuulnud küll just kõige paremini, aga tigu ega ka tibu ei ole need õiged vastused. Kindlasti leidub veel ja kindlasti me kõik teame seda loomariigi esindajat. 4-täheline. Võidusummaks on meil siis 700 eurot. 4-täheline loomariigi esindaja. Kindlasti on veel mõni. Kellel on veel mõni idee ja mõte? Milline võiks siis olla see õige vastus? Kui te helistate, siis pange endal raadiod ja telekad vaiksemaks, et mina teid kuuleksin. Kui mina teid ei kuule mina ka vastuseid. Kuid just teie vastus võib olla see õige vastus. Niisiis, kõik ülejäänud asjad vaiksemaks ja telefonitoru kõvasti kõrva äärde. Loomariigi esindajad otsime meie siis, kes on meiega alles sinna televiisori ette ühinenud. Meie otsime loomariigi esindajad 4-tähelist. Need tähed, mis on teil ekraani peal antud, ainult nendest tähtedest saategi teie kokku õige vastuse. Tigu, hunt, siga ja rott, kõik need on olnud valed vastused ja need kahjuks ei sobi. Kirjutage endale kodus ülesse, et te neid ei ütleks. Milline võiks siis olla see loomariigi esindaja 4-täheline? Ja helistamiseks, nagu olen juba öelnud, kindlasti peate olema vähemalt 18-aastane. Lapsed meile helistada ei tohi, kuid võite küsida abi ja nõu oma laste käest. See on väga vahva peremäng, kus saate üheskoos abistada ja nõu pidada ning pakkuda siis välja erinevaid vastuseid. Aga no kes arvab ära selle mängu
vastuse. Selle loomariigi esindaja, keda meie siis otsime. Kasutage neid tähti, mis teil ekraani peal antud on, vaid neid tähti. Tähti võite korrata, kuid lisada ei või. See loomariigi esindaja on 4-täheline ja võidusummaks on meil 700 eurot. Kui te helistate, siis iga kõnehind on 1 euro ning 50 senti, kuid isegi siis, kui te ei pääse siia otse eetrisse minuga rääkima, on iga kõnehind ikkagi 1 euro ning 50 senti. Ja tere! tere! Öelge mul üks loomariigi esindaja. Kivi. Ei ole ka Kivi see õige vastus. Proovige veel, see loomariigi on 4-täheline. See loomariigi esindaja on 4-täheline. Pange Kivi endale kodus üles, et see oli vale vastus. Kõik pange endale kodus kirja kõik vastused, mis on juba öeldud. 4-täheline loomariigi esindaja, no kes ta küll olla võiks? Kas teie lapsed ehk juba teavad, abistage oma vanemaid ja öelge oma vanematele see 4-täheline loomariigi esindaja. Kindlasti me kõik teame seda loomariigi esindajat, 4-täheline. Vaadake neid tähti, vaadake neid tähti, mis on teile ekraani peal antud. Lahendus on seal olemas. Teie peate lihtsalt selle lahenduse nendest tähtedest kokku saama. 700 eurot on meie võidusummaks. Kellel on veel mõni idee, mõni mõte, mis see vastus siis olla võiks? Proovige, andke üksteise nõu, abistage üksteist. Oleme enamus vastuseid juba tahvlile kirja pannud, kuid teie tööks on samuti kodus endal paberi peale kirja panna ning abistada üksteist, ehk just teid tuleb see õige vastus. Mis ta siis olla võiks? See loomariigi esindaja, 4-täheline, no kui palju neid siis on? 4-tähelisi ja tere! Tere, Nirk. Nirk! Väga hea vastus, kuid ei ole ka Nirk. Pange kodus kirja, et Nirk oli vale vastus. Paberid, pastakad välja ja kõik kirja, kõik vastused, mis on juba öeldud. Läheb juba veidikene raskemaks. Nii palju häid vastuseid on öeldud. 700 eurot on meie võidusummaks. Ja tere! Hallo. Öelge mulle loomariigi esindaja. Lehm. Ei ole kahjus ka lehm. Uus mõte annab teile 20 eurot ja 20 eurot on teie oma ning väga tubli. Iga uus mõte ja iga uus idee, nagu te ekraani peal näete, on kirjas, et iga uus mõte annab teile 20 eurot. Kui te ei tea seda õiget vastust, siis võidetegi ikkagi 20 eurot, kuid see õige vastus annab teile 700 eurot. Meil on olnud nii palju häid vastuseid ja tere! Tere! Öelge mulle loomariigi esindaja. Kana äkki. Kana. Väga hea vastus, kuid ei ole kana. 30 eurot on teie oma. Iga uus mõte ja iga uus idee, nagu te ekraani peal näete, annab teile 40 eurot. Niisiis, kui teil ei ole see vastus, mida meie otsime, siis võidetegi 40 eurot endale. Kuid kui suudate ära arvata selle õige vastuse, on 700 eurot teie oma. Meil käib siis mäng, kus otsime loomariigi esindajad, kes on meiega alles telekat mugavalt sisse seadnud. Meie otsime seda loomariigi esindajat, 4-tähelist. Meil on olnud väga palju vastuseid, väga häid, väga super vastuseid, kuid need ei ole olnud need õiged.
läheb küll veidikene raskemaks, kuid iga uus mõte ja idee annab teile 40 eurot. See õige vastus annab teile 700 eurot, kui te suudate ära arvata, millist loomariigi esindajat meie siis otsime. Kes on siis see võitja, kellest saab minu selle mängu võitja? Seda mängu ei saa ma mängida igavesti. Varsti liigume järgmise mängu juurde, kuid enne kui järgmise mängu juurde liigume, tahan mina leida selle võitja. Kellest saab siis selle mängu võitja? Mis te arvate? Selleks, et helistada siis numbrile 908 000 ning iga kõne hind on 1 euro ja 50 senti. Isegi kui te ei pääse minuga siia otsesaatesse rääkima, on iga kõne hind 1 euro ning 50 senti. Loomariigi esindaja, 4-täheline, no kes ta küll olla võiks? Kes on see salapärane loomariigi esindaja, keda meie otsime? Ja hallo! Tere! Öelge muks 4-täheline loomariigi esindaja. Kukk. Kukk! Väga hea vastus, see on uus mõte ja 40 eurot on teie oma, kuid see ei olnud see vastus, mida meie siis otsime. No kindlasti leidub veel. Otsige, kellel on mõni loomaraamat kodus olemas. Mõni looma entsüklopeedia või vaadake arvutist 4-tähelised loomariigi esindajad. 700 eurot on teie oma, kui suudate ära arvata selle 4-tähelise loomariigi esindaja. Mis te arvate, kes ta küll olla võiks? Iga uus mõte annab teile 40 eurot, kuid õige vastus annab teile 700 eurot. Mis te arvate? Meie anname teile väikse vihje. See esimene täht on L-täht. Me siis anname teile väikese vihje. See loomariigi esindaja on siis 4-täheline ning esimene loomariigi esindaja täht on L-täht. 4-täheline ning esimene täht on L-täht. Uus mõte annab teile 40 eurot ja see õige vastus annab teile juba 700 eurot. Loomariigi esindaja 4-täheline ning esimene täht on L-täht. Nagu te ekraani peal näete, on see ka meile sinna kirja pandud. Uurige, vaadake, pakkuge. Te teate, et see on 4-täheline ning esimene täht on L-täht. No millise loomariigi esindajad meis juba pakutud ei ole? Kindlasti pange endale kodus ka kirja kõik vastused, mis on juba öeldud. Kõik vastused, mida on juba öeldud, pange kodus kirja, et teil meelest ei läheks ja et te ei ütleks neid samu vastuseid. Mis ta küll olla võiks? Mis võiks olla see 4-täheline loomariigi esindaja? Ehk on teil mõni loomaraamat kodus olemas või loomade entsüklopeedia või vaadake arvutist 4-tähelist loomariigi esindajat, mis algab L-tähega. Kellest saab minu selle mängu võitja? Enne kui teise mängu juurde liigume, tahan mina leida võitja. No kellest saab siis see võitja, kes arvab ära 4-tähelise looma? Ääres, et mina teid kuuleksin. Kui mina teid ei kuule mina ka vastuseid. Ja see võib üpris paha olla, kuna just teie vastus võib olla see õige vastus. Kes siis arvab ära selle 4-tähelise loomariigi esindaja? Kas mul tuleb see vastus varsti? Kas minu järgmine helistaja lõpuks arvab ära selle õige lahenduse? Kes ta küll olla võiks? Kui te helistate, siis peate olema vähemalt 18-aastane. Lapsed meile helistada ei tohi.
Lapsed helistada meile ei tohi, kuid lapsed võivad teile nõu anda, võivad teile abistada, võite üheskoos kodus teleka ees ühtede siis aidata ning üksteise nõu anda, kuid lapsed meile helistada ei tohi. Iga uus mõte, kui te ei arva ära seda õiget vastust, siis uus mõte annab teile 40 eurot. Kuid kui te olete tark ja suudate ära arvata selle õige loomariigi esindaja, keda meie siin mängus siis otsime, sellega võidate 700 eurot. Kasutage neid tähti, mida te ekraani peal näete. Ainult neid tähti. Tähti võite korrata, kuid tähti lisada ei või. See loomariigi esindaja on siis 4-täheline ja esimene täht on L. Vaadake neid tähti ja sealt tähtede rägastikust leiategi teie oma vastuse. Tähti sinna lisada ei või, neid tähti, mida teie seal tähtede rägastikus näete, lisada sinna tähti ei või, kuid võite korrata. Mina võtan selle ümbriku enda kätte ning aeg on meil varsti otsa saamas. No mis te arvate, mis on selle ümbriku sees? Teil on aega 3 viimast momenti, et öelda mulle see õige vastus. Ja kui tule seda õiget vastust, siis mina teen selle ümbriku lahti ja ütlen teile selle lahenduse ära. See tähendab seda, et meil ei olegi võitjat. No kes arvab ära, kas me jõuame? Teil on aega 3 viimast momenti. Ja tere! Hallo! Öelge mulle loomariigi esindaja. Ma ütlen Lõvi. Lõvi. Väga hea vastus, kuid ei ole õige. 40 eurot on teie oma. Ja see oli meie vastus. Luts on meie siis vastus. Meie liigume järgmise mängu juurde. Meil ei ole väga palju aega nende mängudega, niisiis meie otsime neid võitjaid kiirelt. No kes on see kõige kiirem? Meie alustame järgmise mänguga ja ongi juba esimene helistaja. No tere! Tere! Jaa, mis oleks teie vastus? Õige vastus on leopard. Meie oleme juba järgmise mängu juures ja leopard oli rohkem kui 4-täheline. Meie oleme juba järgmise mängu juures. Meil käivad need asjad üsna kiiresti. Mis võiks olla see õige vastus? Meie ostime ühte erinevat pilti. Teil on antud kast. No võib-olla see mäng oleks siis kergem, vahetasime ära, läksime järgmise mängu juurde, võib-olla see on siis veidikene kergem. Meie otsime erinevat pilti. Teie tööks on üles leida üks erinev pilt nendest kastidest. Panete kokku 1 tähe ja 1 numbri ja võidate 50 eurot. Üks erinev pilt ja tere! Tere! Öelge mulle, kus asub see üks erinev pilt? D2. B2. Nõrk töö. Väga õige. B2 on õige vastus. 50 eurot on teie oma. Väga tubli. Järgmise mängu juurde. Ohoh. No nii, see mäng on juba raske. See liigub. Niisiis, sellega läheb veidikene rohkem aega. Kellele meeldivad liikuvad pildid? No, ma arvan, et neid inimesi ikka on. Meie tahame üles leida selle 3 erinevat pilti. No nii, asi läks juba veidikene raskemaks. Teie tööks on siis üles leida 3 erinevat pilti. Mitte 1, mitte 2,
vaid 3 erinevat pilti. Usun, et saate hakkama, kui te vaatate neid kaste hoolikalt. Kui te vaatate neid kaste hoolikalt ükshaaval, siis leiate üles need 3 erinevat pilti ja võidusummaks on meil 100 eurot. Kas keegi saab sellega hakkama? Kas minu järgmine helistaja arvab ära, kus asuvad need 3 erinevat pilti? Reeglid võtame jällegi läbi. Selleks, et helistada, peate olema vähemalt 18-aastane ja me suurendame summat. Meie võidusummaks on juba 120 eurot. Proovige, te peate üles leidma kõik 3 erinevat pilti, mitte 1, mitte 2, vaid kõik 3 erinevat pilti. Niisiis, kui te helistate, siis peate olema vähemalt 18-aastane. Lapsed meile helistada ei tohi, te võite küsida abi oma laste käest, nemad kindlasti leiavad need pildid väga kiirelt üles, niisiis on see hea peremäng, kus te saate üksteist aidata ja üksteisele nõu anda. Ja iga kõnehind on siis 1 euro ning 50 senti ja isegi kui te ei pääse siia otse eetrisse minuga rääkima, siis iga kõnehind on 1 euro ning 50 senti. Meie tõstame panuseid järjekordselt ning võidusummaks on 150 eurot. Vaadake neid pilte ükshaaval, pange kokku täht ning number. Kes siis arvab ära, kus asuvad need 3 erinevat pilti? Seal on hobune, ma arvan, liikuv hobune ja teie peate üles leidma need 3 erinevat hobust, mis siis teiste piltide kokku ei sobi. No kes vastab ära mulle need õiged vastused? Kes on see kõige tulim, kes suudab ära vastata mulle kõik need 3 erinevat pilti? No, mis te arvate? Võidusumma on meil 150 eurot. Ja meie tõstame järjekordselt panuseid 180 eurot on meil võidusummaks. No, kes arvab ära? Kes arvab ära kõik need 3 erinevust? Pange kokku 1 täht ning 1 number. Kes siis leiab üles need õiged kastid, kus sees on see erinev hobune? Kes on see kõige tublim? Kes on see kõige tublim? Kes televaatajad, kes on meiega alles telekaite istuma tulnud ja mugavalt sisse seadnud. Meil käib siis mäng, kus meie otsime 3 erinevat pilti. Meie otsime siis 3 erinevat pilti ja teie peate siis üles nad leidma ning ütlema õige tähe ning õige numbri. Meie tõstame panuseid 200 eurot on meil võidusummaks. Võidusummaks on 200 eurot ning väga palju aega meil järjekordselt selleks mänguks ei ole. Varsti liigume juba järgmise mängu juurde. Oi, need mängud käivad meil kiiresti. Ei jõua silmagi pilgutada, kui on juba järgmise mängu juures. Kes võidab selle mängu? Vaadake neid pilte hoolikalt. Ükshaaval, kõiki pilte ükshaaval. Kes siis arvab ära, kus asuvad need 3 erinevat pilti? Kas minu järgmine helistaja on see võitja? Mina usun, et saate hakkama. Proovige veel kord. 200 eurot on meie võidusumma. Aga meie suurendame jälle panuseid. 220 eurot on meie võidusummaks. See mäng ei ole kerge.
kuid kui te vaatate neid pilte ükshaaval kõiki neid ruute, te leiate üles need erinevused. Niisiis vaadake ükshaaval hoolikalt kõik need ruudud üle, kus asuvad need 3 erinevat pilti. Meie otsime need õigeid ruute, kus need erinevad pildid asuvad. Te panete kokku selle ühe tähe ning ühe numbri. Raske ei tähenda seda, et see on võimatu. Niisiis, pange pead kokku ja tehke silmad lahti ning vaadake, kus nad asuvad. Meie tõstame jällegi panuseid. 250 eurot on meie võidusummaks. Need võidusummad aina suurenevad ja suurenevad väga kiirelt. Kas enne selle mängu lõppu leian mina võitja? Ma loodan, et enne selle mängu lõppu leian mina ka võitja. Varsti liigume juba järgmise mängu juurde. Meil käivad need mängude vahetused üsna kiiresti. Niisiis, kes on see kiire? Kes on see kiire ja taibukas ja tubli ning tark ja leiab üles need 3 erinevat pilti ja võidab endale 250 eurot. Numbrile 908 000 ja iga kõnehind on 1 euro ning 50 senti. Ja kui te helistate, siis kindlasti telekas ning raadio vaiksemaks. Ma tean, et paljud tahavad kuulda oma häält seal telekas, kuid kõik raadiod ning telekad vaiksemaks ja telefonitoru siis kõvasti kõrvaäärde. 280 eurot on meie võidusummaks. Need summad ja võidusummad suurenevad ja aina kõrgemaks lähevad. No kes on see kiire, kes suudab siis ära arvata, kus asuvad need 3 erinevat pilti, enne kui see mäng läbi saab? Kas on mõni juba alla andnud? Alla ei tohi kunagi anda, vaadake neid ruute hoolikalt. Üks kast ükshaaval, vaadake kõik kastid ja ruudud läbi ja meie oleme jälle panuseid tõstnud. 300 eurot on meie võidusummaks. Meie otsime ainult 3 erinevat pilti. Meie otsime vaid 3 erinevat pilti. Kas olete juba alla andnud? Alla ei tohi anda. No vaadake neid ruute ükshaaval. Kes on see kõige tublim, kes ära arvab? Kui palju teid seal kodus hetkel teleka ees meid vaatavad? Abistage 11. Abistage 11 ning andke üksteisele nõu ja leidke need ruudud ülesse. Lapsed, kes seal teleekraani ees on, kindlasti on juba üles leidnud. Nad on väga kiired ja väga taibukad. No kindlasti on keegi juba üles leidnud. Võidusumma on meil siis 300 eurot. Kuid lapsed meile helistada ei tohi. Vähemalt 18-aastane peate olema, et meile helistada. See mäng on võib-olla veidikene raskem mõnede jaoks, kuna need pildid liiguvad, nad liiguvad, aga kindlasti saate hakkama, kui te vaatate neid pilte ükshaaval. Võitjaid saab olla ainult 1. Ma loodan, et ma leian selle võitja enne, kui me järgmise mängu juurde läheme. Meie võidusummaks on nüüdseks 320 eurot. Panused on tõusnud ja 320 eurot on meie võidusummaks. Liikuvad pildid on meie mäng siis momendil ja meie otsime neid 3 erinevat pilti. Kes suudab üles leida kõik need 3 erinevat pilti
enne kui meie mäng läbi saab. Me ei jää selle mängu juurde just kõige kauemaks ja 350 € on meie võidusummaks. Varsti me järjekordselt liigume järgmise mängu juurde. Need mängud liiguvad väga kiiresti. Aga kas minul tuleb sellest mängust ka võitja? Ma väga loodan. Kes on minu võitja? Kas minu helistaja ütleb ära kõik need 3 õiget erinevat pilti? Mis te arvate? Kes jõuab enne mängu lõppu ära vastata need õiged vastused ja summaks on meil nüüd 380 €. Kes lõpetab selle mängu võitjana? Mina tahaks teada, kes lahkub sellest mängust võitjana. Kui te näete neid pilte ekraani peal, see tähendab, et mäng ei ole veel läbi. Aega on veel natukene enne selle mängu lõppemist. Vaadake neid pilte, uurige ja proovige. Ükshaaval vaadake neid pilte. Vaadake neid pilte ükshaaval, vaadake neid erinevusi, mis seal on, vaadake neid detaile. 380 € on meil võidusummaks. Aidake üksteist kodus. Kui seal on teleka ees, vaatab pere meid, siis aidake üksteist, millised pildid on erinevad. Vaadake neid detaile, neid erinevusi. Ja meie oleme suurendanud jälle panuseid ning 400 € on meil võidusummaks. No, kes arvab ära, kus need erinevad pildid asuvad? Kas keegi arvab ära või ütlen teile need vastused? Mina loodan, et keegi arvab ikkagi ära, siis ma saan võidu summa teile ka üle anda. Mängu lõpuni ei ole palju jäänud. Kas mul tuleb võitja? 400 € on meil võidusumma. Pange mul kokku 1 täht ning 1 number. Kui te arvate ära kõik 3 erinevat pilti, siis 400 € on teie oma, kuid see ei ole veel kõik. Me anname teile ka muu võimaluse. Meil on teile veel teine võimalus. Kui te ei arva ära kõiki neid 3 erinevat pilti. Kes on see kõige taibukam, kes arvab ära kõik 3 erinevat pilti, sellega võidate 400 €. Nagu te ekraani peal siin all näete, siis 2 pilti, sellega võidate 200 €. Võimalusi on, andsime teile ka teise võimaluse. Kui te ei leia üles kõiki 3 erinevat pilti, leidke üles 2 erinevat pilti. 2 erineva pildiga võidate 200 €. No kes on üles leidnud juba vähemalt 2 pilti, nüüd on teie võimalus haarata see telefonitoru ja öelda mulle, millised siis on need 2 erinevat pilti. Kelle siis saab selle mängu võitja? Kes on minu selle mängu võitja? Siis on emba-kumba, kas 2 erinevat pilti või 3 erinevat pilti. Kes on kõige tublim ja targem ja nupukam ning leiab üles kõik need 3 erinevat pilti, sellega võidate 400 €. Aga kes leiab üles 2 erinevat pilti, sellega võidad 200 €. Aga mina loodan, et minu helistaja ütleb mulle kõik need 3 erinevat pilti. Selle üle oleks mul väga hea meel, kui sa leiad üles kõik 3 erinevat pilti.
aidake üksteist ja abistage üksteist ja varsti liigume juba järgmise mängu juurde. Võib-olla mõnedele on see mäng veidikene keerulisem ja raskem, kuid kui te aitate üksteist, siis on juba palju lihtsam. Vaadake üle need ruudud ja need kastid. Vaadake neid kaste ükshaaval. Vaadake neid detaile. Vaadake, millised pildid on erinevad. Numbrile 900 8000 olen siin ning tahan kuulda teie vastuseid. Mina tahan kuulda teie õigeid vastuseid. Kui palju erinevaid pilte olete teie nüüdseks üles leidnud? Kas 2 või 3? Varsti liigume juba järgmise mängu juurde. Niisiis enne kui mäng läbi saam, tahan mina leida selle mängu võitja. No kes siis lõpuks arvab ära? Nagu te teate, siis selleks, et helistada, peate olema vähemalt 18-aastane, kuid lapsed võivad teid aidata ning abistada ning teile nõu anda. Kui te helistate, siis telefonitoru hoidke kõvasti endal kõrva ääres, et ma teid kuuleksin, sest just teie vastus võib olla see õige vastus. Me otsime kas siis 2 erinevat pilti või kes on kõige tublim. Leidke üles kõik 3 erinevat pilti. Meie võidusummaks on 400 eurot. Meie praegune mäng hakkab juba vaikselt läbi saama. No kas me jõuame ja leiame selle võitja siit mängust? See mäng võib veidikene raskem olla meie teistest mängudest, kuna need pildid liiguvad. Kuid kellel on silmannägemine hästi terav, kes leiab üles need kõik erinevad pildid. Meie paneme varsti kella käima ja kui see kell jõuab 0, on meil see praegune mäng läbi ja liigume järgmise juurde. Kell läheb varsti käima. Kas me leiame oma mängu võitja? See on teil viimane võimalus. Nagu te ekraani peal näete, siin all on kirjas, et see on viimane võimalus. Kas mul tuleb see võitja? Kas tuleb minul see võitja, mänguvõitja, enne kui me liigume järgmise mängu juurde? Teile on antud 5 viimast momenti, nagu te mul siin ees ekraani peal näete. 5 viimast momenti liiguvad ja vilguvad. 5 viimast momenti on teile antud. Kui olete üles leidnud 2 erinevat pilti, võidate 200 eurot. Aga kui olete tubli ja olete leidnud üles 3 erinevat pilti, võidate 400 eurot. Teil on aega 4 viimast momenti, mis minul siin ees punaselt vilgub. Kes siis jõuab ära arvata ja üles leida kõik need 3 erinevust, enne kui need viimased momendid 0 meil jõuavad. 3 viimast momenti vilgub. Kes jõuab, teil on veidikene veel aega. Natukene on veel aega, enne kui liigume järgmise mängu juurde. Kes on meiega alles ühinenud siin viimasel momendil? Teleka vaatajad, kes on meiega alles siin viimasel momendil, viimasel 3 momendil alles ühinenud. Meie otsime 3 erinevat pilti. Aga kui te ei suuda üles leida kõik 3 erinevat pilti, leidke üles 2. Teil on valik, kas leiate üles 2 erinevat pilti või 3 erinevat pilti ja teil on 2 viimast momenti aega, enne kui liigume järgmise mängu juurde.
kes on see kõige tublim, see kõige tublim ja taibukam ja kiirem. Kas ma leian oma võitja enne kui järgmise mängu juurde lähen? Kui sina, kallis televaataja, helistad, hoia telefonitoru kõvasti endal kõrva ääres, et mina sind kuuleksin. Kui mina ei kuule, siis ei kuule mina ka vastust. Niisiis, kes jõuab, teil on aega üks viimane moment. Ja kui meie kell jõuab nulli, ütleme meie teile vastuseid, kui minu seda helistajat ei tule. Kas keegi veel jõuab? Kas keegi veel jõuab öelda need vastused? Kas veel jõuab? Teil on veel natukene aega, et öelda need erinevused. Teil on, nagu te näete, üks viimane moment ekraani peal kirja antud. Üks viimane moment, enne kui me liigume järgmise mängu juurde. Nii kaua, kui te näete seda mängu ekraani peal, nii ka on teil veel aega, et öelda mulle need vastused. Meie tahame teada erinevaid pilte, kus ruutude seas nemad asuvad. Pange kokku üks täht ja üks number, kes on kõige tublim ja suudab sellel viimasel momendil arvata ja leida kõik need erinevad pildid. Teil on aega üks viimane moment. 3 erinevat pilti või siis 2 erinevat pilti. Kui te ei leia üles kõiki 3 erinevat pilti, leidke üles 2. Mis te arvate? Varsti liigume juba järgmise mängu juurde. Ja ekraani peal on meil antud 1 minut. 1 minut on käima läinud ja teil on aega 48 sekundit. Ja kui need sekundid jõuavad nulli, on meil mäng läbi ja liigume järgmise mängu juurde. Kas keegi veel jõuab? Teil on aega 35 sekundit. No, kas keegi veel jõuab? Teil on veel aega natukene, enne kui liigume juba järgmise mängu juurde. Natuke on veel aega. Teil on aega 20 sekundit, et ära arvate, kas 3 erinevat pilti või 2 erinevat pilti. Ja me jõuame juba lähemale. Kas me jõuame? Kellest saab selle mängu võitja? Kas meil tuleb üldsegi võitja? Ja hallo. No tere! Tere! Öelge mulle, kus asuvad need erinevad pildid? A10. A10. B4. B4. Ja D6. D6. Kas need on õiged? Ja need on õiged. 400 eurot on teie oma. Kas olete õnnelik? Ikka olen. No, väga super. Siis oleme meiega õnnelikud. Väga tubli. Need on õiged vastused. Mis te selle rahaga peale hakkate? 400 eurot on teie oma. Suured tänud ja alustame juba järgmisest kanalitest.